Nii see ju tänapäeval ongi. Enamasti elatakse avatud eluruumides. Siin on üks tähtis koht, selle ala toimiva valguslahenduse planeerimine ei ole käkitegu. Insener Tiiu Tamm nõustas meid kohas, kus kõik ideaalseks valguslahenduse loomiseks kodudesse on olemas või kataloogidest tellitav. Tiiu, täna me räägime Hector Lighti poes avatud eluruumidest, kuidas neid nutikalt valgustada. On ju tänasel päeval tavapärane, et üks võib-olla lesib diivanil, loeb ajalehte või raamatut, lapsed mängivad kusagil põrandal, eks, köögis toimetab võib-olla ema. Kuidas seda valgust jaotada ja lahendada sellistes ruumides? Iseenesest keeruline küsimus. Tõepoolest igaüks vajab oma tegevuse jaoks oma personaalset valgust. Et selline aeg nagu nõukogude ajal pandi keset lage üks valgusti ja see pidi valgustama tervet tuba. See aeg on nüüd ümber ja sageli jäetaksegi neid laed täiesti valgustiteta. Juba seetõttu, et laed on suhteliselt madalad ja kui nüüd panna mõni rippvalgusti keset lage rippuma, võib juhtuda, et keegi kas enda perest pikem inimene või külaline lihtsalt lööb oma pea ära ja teist korda ei tulegi külla. Hea on muidugi lahendus selline, kus on hästi palju võimalusi, kas näiteks seinavalgusteid, põrandavalgusteid, võib-olla ka mõnes kohas ka laevalgusti elutoas, et see tuleb igaühel ise läbi mõelda, et igaüks on ise oma keskkonna jaoks parim disainer, keegi teine ei saa tema jaoks seda parimat nüüd luua. Et näiteks üks päris põnev valgusti on siin, et teda on võimalik liigutada, et tahad rohkem lugeda, selle valgel keerad enda poole, ei sega kedagi teist, sest läbi selle hajuti nii palju valgust ei kuma, pealt on ta kaetud ja sees on tal siis, praegu on siin 3 säästulampi, aga põhimõtteliselt saab sinna panna siis kas halogeenlampe, LED retrofit lampe. Tähtis on, et oleks õige sokliga lambid valitud, on siis E14 või E27 nagu valgusti vajab. Ja muidugi hästi põnevad on ka siin need lahendused, et kes tahab sellist nostalgilist, miks mitte ka hoopiski selline värviline. Võib-olla mõnes keskkonnas ta ei ole kõige parem valik, aga mõnes teises ta on võib-olla nagu rusikas silmaauku. Tegelikult leida oleks siin päris palju selliseid vahvaid tooteid. Ja kui me hakkame rääkima valguse värvist, siis kollases valguses me tunneme ennast mugavalt, laisalt, hubasena, melatoniin möllab, melatoniin on unehormoon, ehk hakkab tekkima uni. Valgemas valguses tunneme ennast virgemalt, märksa asjalikumalt, mõttetöö toimib palju paremini. Lapsed üldjuhul armastavad valgemat valgust. Et üsna sageli laps kolib oma mänguasjadega ka elutuppa, et olla seal, kus kõik ülejäänud inimesed on, mitte mängida omaette üksinda mängutoas. Et võib-olla on ka seda teinekord vaja jälgida. Nüüd väikeste laste emadele, kellel on beebid kodus, selline kindlasti tähelepanek, et te mitte ei kasutaks oma beebide kohal selliseid valgusteid, mis neile otse teravalt silma paistavad, et beebid on alati pikali ja ema vaatab neid ülevalt alla, ta ei oska isegi mõelda, et kui nüüd mingisugune lamp paistab teravalt titele silma, siis ta juba rikub teda hälliaast, sest laste silmad on hästi nõrgad. Aga kuidas sellist väga erinevat valguse värvi saavutada elutoas? Täna on tegelikult, me oleme päris põneval ajastul. Kodude jaoks on tehtud valguse juhtimise standardiks Zigbee Lightlink, mis tähendab seda, et kui meil on olemas kodus wifi ruuter juba internetti minekuks, siis ei ole vaja seal midagi muud juurde osta kui üks väike konverter ja me võime keerata Zigbee Lightlinki võimelised lambid, need on tavaliselt LED-lambid, juba nendesse tavalistesse lambipesadesse sisse ja juba valida alla tõmmatud äpi kaudu, et kas me tahame saada lõõgastamisvalgust, tahame saada kontsentreerimisvalgust, tahame saada värvilist valgust, võime teha mida iganes ja luua täpselt sellist keskkonna endale ruumi, nagu me hing ihaldab. Minu teada Valge Klaar Eestis juba müüb neid valgusallikaid. Ma ei tea, kas mujal ka juba on nad müübis? Ei oska seda nüüd öelda, et maailmas jah, neid toodetakse, on päris mitmel erineval tootel, on tuntud tootjatel, osadel tulevad alles siin järgmise aasta alguses välja. Need on olemas juba, nad maksavad küll siin Euroopas, ütleme Eestis küllaltki palju, samal ajal, kes käib palju Ameerikas, siis saab sealt päris hea raha eest tuua kordades odavama rahaga neid sisse, aga küllap need hinnad hakkavad langema, kui konkurents läheb suuremaks.
Üks küsimus veel selle kohta, et me kõik vaatame oma elutubades ju alati televiisorit. Kas televiisori vaatamisel on ka mingisugune ideaalvalgus või ei ole vahet? Võib-olla meeldib tihti vaadata pimedas, vaatad mingit põnevat filmi, kustutad kõik tuled ära, siis on nagu kinoefekt. On see õige? Tegelikult see ei ole õige, sellepärast, et kui te vaatate seda filmi või teleriekraani, mis on eredalt valgustatud ja ülejäänud tuba on pime, siis tegelikult see on tohutu kontrast. Ja see hakkab aja jooksul inimest väsitama. Lõppkokkuvõttes võib-olla hakkab ka isegi mõne inimese psüühikale mõjuma negatiivselt, hakkab see õhtune tavaline teleri vaatamine võib viia välja selleni, et õhtul magama ei jääda. Et tegelikult mingisugune taustvalgus peaks ruumis olema, aga see valgus peaks olema selliselt, et ta ei segaks teleri ekraani, et ta ei hakkaks sealt tagasi paistma. Et milline lahendus kellelegi kõige parem on, seda leiab igaüks ise. Et tegelikult me ei saa ühtegi ruumi vaadata ideaalsena ilma valgus ja värvid, ruumis kasutatavad värvid peavad olema omavahel tasakaalus. Kui nad on kõik ühte auku, et näiteks me kasutame valgeid seinu, kõik mööbel on selline hästi hele ja nagu praktiliselt värvitu ja toome sinna ka valge valgus ja see ruum muutub kõledaks ja igavaks. Ta võib olla pildi peal ilus, aga inimene ei tunne ennast seal hästi või ütleme, et kõik toome soojades toonides, võtame ka sooja tooni valguse ja võime jälle tunda, et midagi jääb ruumist puudu. Hea sisekujunduslahendusel on alati olemas vastavalt värvi. Me ei saa vaadata valgust ilma värvideta ja me ei saa vaadata värve ilma valguseta. Ja pigem iga inimese kodus rajaneb ta selle konkreetse elaniku tunnetusele. Tema ise saab olla see parim disainer oma kodule. Muide, seoses Hector Lighti 20. sünnipäevaga novembris on disainfirmade Flos, Fabian, Marseille valgustid 20% soodsamalt kuni aasta lõpuni.